daamid ja härrad, teie ees Allan Sims. Nii, tere pärastlõunat. Eelmise aasta SMI andmed on kõik kogutud, andmed on töödeldud, tabelid on kõik koos, need on umbes, neid numbreid siin kokku on 2900 umbes, ma ei hakka neid kõiki ridamisi ette lugema. Aga niisama siis tutvustan seda neid SMI need üldnumbreid ja kõigepealt, kes ei tea, mis asi on SMI, see on statistiline metsainventuur ja see loodi eesmärgiga saada ülevaadet Eesti metsade ressursist. Et kuigi meil olid need hunnik takseerikirjeldusi olemas, ei katnud see siiski kogu Eestit ja seetõttu selline sõltumatu iga-aastane uuring oli siiski vajalik. Ja see algas siis 99. aastal, igal aastal seal alustati 4000 proovitükiga aastas ja nüüd viimastel aastatel siin on 5500 nii läinud. Lihtsalt riikliku või rahvusvahelise aruandluse jaoks on vaja ka natukene täpsemaid tulemusi. Ja üks SMI tsükkel on 5 aastat, et igal aastal mõõdetakse siis alalistest proovitükkidest 20% ja siis iga 5 aasta tagant mõõdetakse need uuesti ja sellest tulenevalt on siis see 5-aastane tsükkel. Ja hetkel on siis käsil meil see 4. tsükkel nende SMI andmetega. Muidugi, kui te näete mingitest varasemates aastaraamatutes mingeid numbreid ja neid ei lähe praeguste numbritega enam kokku, siis väga lihtsal põhjusel, et 2 aastat tagasi Maa-amet arvutas ringi täpsematel andmetel ka Eesti pindala ja sellest tulenevalt, et mitte Eesti pindala ei olnud varasemalt väiksem, vaid lihtsalt praegu metoodika on täpsem ja sellest tulenevalt on ka varasemad arvutused tehtud ringi. Ja üldpõhimõte on see, et üle-eestiliselt selles ühtlase võrgastikuga on mõõdetud proovitükid, paigutatud need mõõdetud ja nüüd igasugused sellised tulemused saadakse statistiliste hinnangutega, mis on siis protsentuaalsed. Et näiteks, et kui me leiame, et 51% proovitükkidest sattus metsa, siis metsasus on 51% ja nüüd korrutatakse Eesti pindalaga läbi, saame siis selle metsa pindala. Ja nüüd üldiselt arvutatakse need 5 aasta proovitükkide alusel ja nüüd 2016. aasta tulemused on arvutatud siis 2012–2016 mõõdetud SMI proovitükkide alusel, mida siis on üle 25 000. Ja nendest siis siin peaaegu 13 000 siis olid metsas, et sellest ka siis see metsasuse protsent. Ja aga kuna raie hinnang on ikkagi, kuna raie on ikka sõltub konkreetsest aastast, siis sellele ei saa võtta 5-aastast nagu perioodi, vaid siin kasutatakse 2 aasta andmeid lihtsalt sellepärast, et SMI periood hakkab mai algusest ja lõpeb järgmise aasta aprillist, ehk siis need proovitükid 1 aasta raied satuvad siis 2 aasta andmetest ja sellest tulenevalt pannakse siis 2 aasta andmetest ka need raie hinnangud kokku. Ja nüüd, kui minna siis üldse selle, et mida selle SMI alusel saab öelda ja mida ei saa öelda. Eelkõige see, et tegemist on statistikaga, igasuguse sellise statistika aluseks on ikkagi selline tõenäosus ja sellepärast on ka kõikide numbrite juures ka veahinnangud. Ja mida see veahinnang siis näitab, on see, et näiteks siin võrdluseks kui on siis SMI esimese perioodi järel saadi mingi number, mis on siis metsa pindala ja nüüd teisel korral saadi, siis siin on usalduspiirid ja mida siis öeldakse, et statistikas, et 95% tõenäosusega. Ja see tähendab seda, et kui meil oleks Eestis 100 sõltumatut SMI, siis 95 nendest tulemustest oleks kindlasti selles vahemikus ja 5% võib juhtuda kuskil eemal. Mis tähendab ka loomulikult seda, et kui me vaatame 2 erineva aasta andmeid, tulemusi, et siis me vaadates lihtsalt neid absoluutnumbreid, me ei saa väita, et kas seal nüüd on olnud muutus või mitte, kui me ei vaata ka neid usalduspiire. Ja siin nüüd selle metsa koha peal on see, et kui siin 13 aastat tagasi oli üks number ja selle usalduspiiri ülemine osa on siin ja praeguse hinnang on siit, siis kuna need ei kattu, siis me võime seda kindlalt öelda jah.
selle viimase 13 aasta jooksul Eesti metsapindala on suurenenud. Aga noh, siin on lihtsalt nii-öelda enam-vähem keskmine, mis oli tol korral ja mis oli sel korral, et aga nii-öelda absoluutselt öelda, kui palju täpselt, seda me ikkagi ei saa öelda, aga me saame kindlalt öelda, et muutus on ja et see enam-vähem, noh, võiks hinnata, et see on siis selline. Nüüd nendest metsadest kindlasti osa on neil ka siin kaitsealused ja ütleme hetkel siis 2,31 miljonit on siis hektarit. Rangelt kaitstavad, nendest on siin umbes 0,28, mis siis on enam-vähem 12%. Ja nüüd selle range kaitse puhul on muidugi see, et nende aastatega on muutunud ka see, et mida me üldse nimetame range kaitsega. Et selle 12% hulgas näiteks umbes 1,5% on sellised, mis on alles planeeritavad. Ehk siis, kui meil tegelikult täna on see, et eelisesse läheb kirja üks selline projekteeritav sihtkaitsevöönd, siis reaalselt seal enam raieid ei lubata teha, aga ta ei ole siiski veel ametlikult nii-öelda sihtkaitsevöönd. Nii et sellest tulenevalt, et kui see reaalselt juba need kaitsealad on siin mingi 10,5%, siis noh, hetkel võib öelda, et kuskil 12 on juba selliseid, mis on siis ka nii-öelda, kus tegelikult täna ei või enam majandada. Ja nüüd, kui me vaatame, et metsapindala on suurenenud, et milliste puuliikide arvelt on see siis suurenenud. Ja siin on siis nüüd võrdluseks, mul samuti toodud, on siis 2003. aasta ja 2016. aasta need tulemused ja kõik need, kus need usalduspiirid kattuvad, ei saa öelda, et see kindlalt see muutus on ka toimunud. Nii et seega tegelikult me ei saa öelda, et viimase 13 aasta jooksul mingi konkreetne puuliik, et selle pindala on oluliselt nüüd suurenenud või vähenenud. Et siin on küll jah, absoluutarvudes on need tulemused olemas ja muidugi noh, siin on siis ka see kõrval, mis on hetkel siis selle viimase SMI tulemuse järgi siis ka see puuliigi pindala. Aga et mida me näiteks saame nende andmete alusel öelda, on see, et kui siin 2003, et oli küll, et pindalad männiku oli rohkem, aga kuna need ikkagi usalduspiirid kattuvad, ei saanud kindlalt seda väita. Aga täna saab kindlalt väita, et jah, männikute pindala on meil suurem kui kaasikute oma. Ja siin need all siis on, et kes nii-öelda neid lühendeid teavad, on siis mänd, kass, kuus, halllepp, haab, sanglepp ja siin on siis pandud kõik teised puuliigid kokku, mida on lihtsalt niivõrd vähe, et neid ei ole mõtet eraldi ka siin välja tuua. Aga hoopis teistsugune on olukord meil tagavaraga, me saame kindlalt öelda, et meie männikute tagavara selle 13 aastaga on oluliselt suurenenud. Meil on kaasikute ja kuusikute tagavara suurenenud, aga mis ei ole suurenenud, ei saa väita, et meil oleks hall-lepikute ja haavikute tagavara suurenenud. Et hall-lepikute ja haavikute puhul ei saa väita, et meil on suurenenud nende pindala ja ei saa väita, et on suurenenud nende tagavara. Ja hetkel siis summaarne metsa tagavara on siis 476 miljonit SMI andmete alusel. Nüüd vanusel. Siin saab väita, et meil on männikute vanus on suurenenud, kasel ei saa seda väita, kuusikutel on siin paari aasta võrra on väiksemaks läinud, halllepikutel vanus on vähenenud ja haavikute vanus. Teistel jälle ei saa seda väita, et vanus oleks selle 13 aastaga oluliselt muutunud. Juurdekasv, mis on ka selline hästi kuum teema meil, et saab väita seda, et meil on, see on siis keskmine juurdekasv hektari kohta aastas, et meil on tõusnud männikute juurdekasv, meil on kaasikute, kuusikute oma tõusnud, teiste puhul ei saa seda väita, et see oleks muutunud. Ja hetkel nüüd 2016 andmetel juurdekasv on 16 miljonit, et kui eelmise aasta andmetel, 2015 andmetel 15,8, siis see on lihtsalt selline statistiline erinevus, et siin ei nagu selles osas ei maksa arvata, et mingit olulist muutunud, see on lihtsalt nii-öelda, kuna lihtsalt erinevatel aastatel on erinev valim, et see on lihtsalt nii-öelda statistiline varieeruvus, mitte lihtsalt, et selles osas on toimunud. Ja majandusmetsade juurdekasv 14,2,
siin on lihtsalt nüüd selle range kaitsega metsade nii-öelda definitsiooni küsimus, miks ta erineb eelmise aasta tulemustest. Ja nüüd muidugi tekib küsimus, et kust, mille arvelt see siis juurdekasv nii oluliselt on tõusnud. Ja selleks on meie metsade vanuseni jagunemine. Et kui see oli ju 50. aastate lõpus oli Eesti metsa pindala 1,4 miljonit ja 80. alguses oli juba 1,9 miljonit hektarit. Et lihtsalt 20 aastaga kolmandiku võrra tõusis Eesti metsa pindala. Ja see on just näha ka nende männikute ja kaasikute osas, et selles vanuse klassis on nüüd kõige rohkem ka neid pindalaliselt neid metsasid. Aga juurdekasvu puhul on just oluline see keskealistes metsades on see juurdekasv kõige suurem. Et kui meie metsad oleksid ühevanuselised, siis sellist juurdekasvu muutust ei oleks. Aga nüüd lihtsalt see, kuna see kõige suurem see metsade nii-öelda vanusene grupp on jõudnud sinna kõige nii-öelda kiirema kasvulisse perioodi, siis sellest tulenevalt on ka meil see metsade juurdekasv ka suurenenud. Ja siia kohal siis muidugi jah, see hommikul esitatud küsimus, et aga mis väärtus on siis Orlov, Tjurin ja Vargaste Pedemaari, et mis nendel kümnetel tuhandetel puudel see väärtus on. Siis ütleme niimoodi, et ei, nad on väga head andme, et nad on kogutud metsast, aga nagu ma ütlesin, meil on siin ka põllu peale pandud ja meil on 150 000 puud. Nii, ja nüüd juurdekasv, et tähendab juurdekasv võrreldes just raietega. Raiete puhul ei saa nagu välja tuua ju 2 aasta lihtsalt võrdlust. Ja siin on nüüd näha, et kuidas SMI alusel need aastatega see raiemaht on nüüd olnud. Ja nüüd viimase 4 aasta jooksul on suhteliselt stabiilselt siin 10 miljoni kanti olnud. Ja siin on ka see juurdekasv sinna võrreldes näha, et meie ikkagi juurdekasv on suurem kui see aastane raie. Et seoses siin rahvusvahelise aruandlusega on meil vaja olnud ka see, et teha arvutusi, et üldse, mis on meie metsal sellise majandamise potentsiaal. Ja sellest tulenevalt tegime ka sellist analüüsi, et millised oleksid meie metsad 20 aasta pärast, kui me raiuks täpselt juurdekasvu piires. Ja see modelleerimine ise siis selliselt, et näiteks esimesed boniteedi männikud, meil on siin kuidas see vanuseline jagunemine on, me tõstame nad 5 aastat edasi, järgmises vanuseklassis on ta lihtsalt suurem tagavara ja arvutame välja, mis see summaarne tagavara oleks ja kui see tagavara on kõik see osa, mis on tagavaraselt üle, on lihtsalt nii-öelda arvestatud kui lage raiena maha. Ja kuna siin 13 aasta jooksul ei ole olnud näha, et meil nii-öelda puuliigilist nii-öelda olulist vahendumist oleks olnud, siis on täiesti normaalne tõsta see, mis lagedaks on raiutud, see siis nii-öelda noore metsa hulka. Ja sedasi tõstetud ta siis 4 korda edasi. Ja siin on, juba siin pildil on näha, et männikute osas, et kui täna on see seis selline, et üle 100 aastaseid männikuid on selline hulk, siis 20 aasta pärast ikkagi see vanane, praegu keskmiselt 70 aastased on siis 90 aastat vanad ja kogu see punt tegelikult hakkab juba meil olema minema küpsetesse metsadesse. Ja enam-vähem seis on tegelikult selline, et praegu, kui meil on küpsete männikute osakaal 21% pindalalt, siis 20 aasta pärast on 40% männikutest. Kuusikute puhul, mille puhul see vanuseni jagunemine natuke ühtlasem, on 20-23 ja kaasikutel tõuseb, millel oli samuti suur vanusene erinevus vanuseklassides, on siis 26% tõuseb 36%. Ja mida see siis selles mõttes tähendab ka nii-öelda metsamajanduslikult ja kui me räägime ka siin sellest säästlikust metsamajandust, mille põhimõte on see, et me ei raiu rohkem kui juurdekasv, tähendab seda, et kui ikkagi 40% männikutest on küpsed, aga kuna küpsetes metsades esiteks juurdekasv langeb, siis loomulikult hakkab meie juurdekasv langema, vanemas metsas suureneb suremus, et suremus läheb suuremaks, siinpool on siis suremuse skaala, mis tähendab loomulikult seda, et meie nii-öelda võimalik raiutav maht, aastane maht, nagu see hakkab langema.
nii et noh, võib nagu natukene tunduda, et kas me nii-öelda tulevast põlve ei mõnita, et nad ütlevad küll, et kuulge, meil on rohkem küpsetest, aga põhimõtte järgi me ei või rohkem raiuda. Nüüd sellest, et siin loomulikult nende SMI hinnangute puhul on ka selliseid asju, et noh, et me ei saa tegelikult selle andmeanalüüsi juures minna väga detailselt, sellepärast ikkagi selle määrab ära, mis on selle ühe proovitüki täpsus ja kui suurt hinnangut selle kohta annab, et siis ka, et kuidas üldse meil ka edaspidi, noh, kuna ikkagi visioonikonverents, et kuidas asjadega edasi minna, et kindlasti kaasata kaugseiret, millest siin ka juba täna oli korra juttu, Maa-ameti siin Lidar ja siis ka see Euroopa Kosmoseagentuur on saatnud väga palju satelliite siin õhku siin viimase paari aasta jooksul, varsti neid satelliite seal nii palju, et me päikest enam ei näegi, kogu aeg on mingi satelliit ees. Ja siin on see, et Maa-amet juba hetkel seda kõrguse kaarti jagab ja et alates siin 2017, noh sellest aastast siis plaanitakse nad teha ka 2 aastaga sellele kogu Eestile nii-öelda ring peale, et tegelikult andmehulk, mis meil tekib, on väga suur. Muidugi jah, Lidaril on selliseid asju, et ta ei näe kuuliiki, ta näeb lihtsalt kõrgust. Ja siis on veel see, et noh, see Euroopa Kosmoseagentuur, et ikkagi satelliidid iga siin mingi hetkel on, et 6 päeva tagant tuleb sama koha peal uus pilt, neid on erinevad, on optiline pilt, on siis radarpilt, et kõike seda kombineerides on meil võimalik tegelikult saada ka edaspidiseks ikkagi väga täpseid tulemusi. Et muidugi hetkel ikkagi jah, teadustöö selle nimel käib, et neid asju teha, aga kindlasti neid selliseid vaatlusseadmeid tekib meil ka rohkem. Ja kui me küsime, et kus ka meie see seire on 20 aasta pärast, siis võib öelda, et see on ikkagi muutub suht selliseks reaalaja küsimuseks. Ja et see on kindlasti ilmateate osas on ka selline rida juba ära, et palju meil ikkagi kus koha peal midagi maha läheb ja et millised puuliigid on veel konkreetsed. No või isegi saadetakse omanikul teavitust, et teie kandis on torm ja palun parkige oma auto sealt puu alt ära. Aga nüüd kutsun teie ette kõigepealt Eesti Maaülikoolist Henn Korjuse, palun. Need mõtted, mis siin tänase päeva jooksul tekkisid. Palun Henn teil kõigepealt ettekanda. Tere päevast ja mulle meeldis väga Asko Lõhmuse lähenemine, et me vaatame 20 aastat minevikku, siis mõtleme, mis juhtub järgmise 20 aasta jooksul. Ja 20 aastat tagasi tehti Eesti metsapoliitika, olin siis noor teadlane ja mul tuli teha Eesti metsade raiemahu arvutused. Mina sain tulemuseks tolle kohta kolossaalse numbri, 12,6 miljonit tihumeetrit raiemahu aastas. Lisaks pakuti metsapoliitikas välja teine kolossaalne number, et Eesti metsade looduskaitseline aspekt peab paranema, et senise 0,1% rangelt kaitstava metsa asemel peaks saama 4% rangelt kaitstavat metsa. Tänaseks oleme me siis tegelikult ju kokkuvõtteid tegemas sellest, mis siis viimase 20 aasta jooksul on juhtunud ja kui siin Asko Lõhmus ütles, et Euroopa Liit ei ole oma biomitmekesisuse või siis elurikkuse eesmärkides edasi liikunud, siis Eesti minu arvates on seda teinud väga hästi ja meie loodus on kindlasti paremini kaitstud. Meil on paremad teadmised oma loodusest, kui olid 20 aastat tagasi. Samuti on meie metsade majandamine, metsatööstus, kõik see, mis nagu metsanduse kavandamisel plaaniti ka edasi arenenud, nii et me üldkokkuvõttes ei saa olla nagu rahulolematud oma metsandusega või oma metsade seisundiga. Mis juhtub järgmise 20 aasta jooksul, olen metsakorralduse teadlane, prognoosija ja see, mis juhtub tulevikus, seda ei ole võimalik ette teada. Nii et
saame lihtsalt läbi mõelda võimalusi, me saame tasapisi võib-olla teha kaalutletumaid otsuseid, kuid see, mis juhtub tulevikus, seda teab ainult tulevik. Metsanduses on meil hea haridus. Me oleme tehnoloogiliselt metsanduses hästi arenenud. Meie metsade andmed ei ole mitte Exceli tabelites juba alates 1970. keskelt on meil metsanduse andmed üksikute puistute tasemel. Suurarvutis olnud edasi väikearvutite andmebaasides ja see arvutusvõimsus, mida iga-aastaselt nagu metsandus rakendatakse, on ikkagi tohutu. Me oleme globaliseeruvas maailmas, nii et me ei saa olla need, kes on seal tehnoloogia eesrindel, mõtlevad välja uusi tehnoloogiaid, me oleme väike riik, meil ei ole seda inimpotentsiaali, meil ei ole seda võimalust kõikides asjades olla parim. Me peame püüdlema sinna suunas, kindlasti me seda teeme, nii et me peame tehnoloogiaid sisse ostma, me peame arenema. Üks küsimus, mida metsandus kavandamine 20 aastat tagasi nagu ei osanud ära lahendada, oli paberipuidu ekspordi küsimus. Täna kuulsime, et selles osas on Eesti ettevõtjatel tekkinud rahalist võimekust, soovi, tahtmist selle teemaga edasi minna, nii et igal juhul mina arvan, et riik peaks seda soosima ja toetama. Millest me täna väga palju ei rääkinud, on metsaomanik ja metsaomaniku õiglused ja metsaomaniku roll ja õiglus metsanduses ja me millegipärast oleme neist selle aasta diskussioonides hästi palju püüdnud nagu metsaomaniku õigusi ahendada ühiskonna hüvanguks ja kui me seda teeme, siis me peame võitlema välja kompensatsioonimehhanismi. Riik ei saa metsandust üle reguleerida. Tuleme ülemineku ühiskonnas loomulikult tuleb lollusi takistada ja me oleme regulatsioonid sealt võtnud. Täna me peame erametsade osas regulatsioone leevendama. Ja lõpetuseks tahaks öelda, et eks me peame metsandust mõtlema ikka üldises ühiskonna heaolu kontekstis, et me tahame, et Eesti inimesed elaksid hästi, et ühiskonna heaolu suureneks. Suur tänu teile. Eraldi küsimuste vooru ei ava, vaid päeva kokkuvõttena siis jätame need võimalikud küsimused läbi arutamiseks tordilauda. Järgmisena palun presidendi majandusnõunik Heido Vitsor. Tere õhtust ka minu poolt. Mina mõtlen, et millegipärast tähelt ei ole. Siin ruumis on õhk ilmselt kuiv, aga ma alustaksin oma muljete jagamist teiega ministri lühikesest sõnavõtust. Ja mul algul tekkis mõte, et minister oma esimese postulaadi, et kas Eestis toimub metsanduse debatt või monoloogide rida on valesti pandud, et vähemalt selle saali kohta ei saa ütelda, et debatti ei ole ja et räägitakse monolooge.
aga nüüd lõpus ma sain aru, et ka selles saalis räägitakse tegelikult natuke mööda. Sellepärast, et inimesed saavad ühest või teisest asjast natukene kas või aru, nüüd läks kõvaks. Aga kui üks räägib metsa juurdekasvust ja võimalikest raiemahtudest, mis on praktilised, teine räägib sellest, et kui palju üldse kõik kokku kasvab, siis ja kui nad siin saalis aru ei saa, siis mis me arvame, et Eestis need 800 000 inimest, kes eesti keelt lugeda ja kuulata oskavad, võiksid teineteisest aru saada. Nii et terminite ja selle rääkimine, selgelt väljaütlemine, millest ikka jutt on, see peaks olema siiski täpsem, eriti kui välja töötada visiooni. Nii et muidu võib tõesti minna liiga palju monoloogide ritta asi ja siis tulemus lihtsalt kasutegur visioonikonverentsidel või ükskõik mis nõupidamisel jääb madalaks, nii et antud juhul tuleks siiski alati ütelda, et millest täpselt räägitakse, sest muidu kui kaks erialaga väga lähedalt kokku puutuvad inimesed teineteist ei mõista, ei saa teineteisele mõistetavaks teha, siis on midagi viltu. Nii et minu arusaam on selline, et monoloogide rea oht on ka isegi asjatundjate ja spetsialistide, kes tegelevad metsamajandusega nende hulgas ja seda tuleks kindlasti vältida. Ja see puudutab ka andmete täpsust. Kui juba ei mõisteta, millest üks või teine räägib, siis ei saa aru ka, et mille kohta need andmed käivad. Ja tekibki segadus ja seesama segadust me tunneme ja näeme ju kõik. Mina kõige rohkem loomulikult, sest meie juures käiakse kaevamas pidevalt. Et ühed ütlevad, et ei lasta tööd ja teised ütlevad, et Eesti raiutakse kiilaks, eks ole. Mina ei tea. Ma käisin pühapäeval metsas ja käisin 12 kilomeetrit metsa keskel. Paar väikest lanki seal oli, põhjal oli kõik suur mets. Peaaegu minu meelest nagu Jürg Mets. Ei tea. Aga nii ta oli. Aga nüüd teiste ettekannete juurde. Kõige trikim asi on see säästlik metsamajandamine ja üldse säästlik majandamine. Siin on kõik reas ja ma ei taha teie aega üldse raisatagi, sest ma ei oska midagi lisada sellele, mis Asko Lõhmus rääkis, sest teadmiste lüngad on siin tõepoolest väga suured. Ja see, kuidas modelleerida tulevikku, käib hirmsat moodi üle jõu, kuid sellele vaatamata seda tuleb teha. Ja minule meeldis Asko Lõhmuse jutustus selliselt see, et me peame kogu aeg endale aru andma, et tulevikud on võimalikult tõenäolised ja soovitavad ja nende vahel vahet tegema, kuid igal juhul mõtlema sellele, et millistel tingimustel soovitav tulevik võib realiseerida, mida me võime teha või peame tegema sellest ja kas me viitsime või tahame seda teha. Nii et soovida võime palju, aga me peame vastama alati sellele, kas me suudame, viitsime, tahame, oskame seda teha, et saavutada tähendab see soovitav tulevik või realiseerub see, mis on tõenäoline, mida Jumal annab. Nii, põnev osa oli ka koolituse küsimus. Igavesti lahendamatu küsimus, sellepärast et kuigi nõudlus muutub iga päev ja me teame, milline nõudlus on, siis koolisüsteem jääb alati või kipub alati jääma nii selle kooliprogrammi, üldharidusliku ja erialase kooliprogrammi tõttu ja nende õppejõudude või õpetajate koolituse tõttu sellest nõudlusest maha. Nii et kuni me ei õpeta õpilasi ise
kohanduma ja täiendavaid teadmisi hankima. Ja kuni me ei saa aru, et see aeg, kus õpiti ära midagi gümnaasiumis, ütleme aasta 1910, siis sellest tarkusest jätkus kuni aastani 1970 ja see oli kõva gümnaasiumiharidus. Nüüd sellist haridust enam ei ole võimalik anda. Nüüd on võimalik anda ainult haridust selleks, et pidevalt õppida, elukestvalt õppida ja isegi mitte liikuda ühte suunda pidi edasi, vaid horisontaalselt teha enesehüppeid ja kukerpall. Ainult siis on võimalik tänapäevases muutuvas maailmas toime tulla ja olla haritud ja informeeritud ja edukas. See on reaalsus. Nii, ja Eve Kitti, ei, see oli Eve Kitt oligi. Aga nüüd jah, ja siin juures mulle väga meeldis jutt võtmeoskustest ja baas- ja võtmeoskustest ja nende vahekorrast. Sest nii, kui me tahame avatud maailmas elada ja olla seal edukad, siis need oskused, mida me koolis tavaliselt saame, baasoskused, ei aita meil edukad olla, sest jäävad puudu sellised oskused nagu koostööoskus, suhtlemisoskus ja loovus. Eile ma olin kultuuritöötajatega või õieti kultuurikojaga koos ja me rääkisime ka kultuurist ja majandusest ja siis jutt oli ka suhtlemisoskusest ja ma tõin neile ühe näite või kaks näidet tegelikult. Et kui kuskil riigis on Eesti mingi delegatsioon, siis Eesti delegatsioon selles ruumis, kus on palju rahvaid ja palju ettevõtjaid või poliitikuid, eriti palju ei suhtle, vaid on kramplikud omaette nurgas ja ajavad oma vahel juttu, nagu ei oleks Eestis kunagi näinud või poleks eesti keelt rääkida saanud. Aga see on igapäevane mure. Aga ma ükskord nägin ühte Ühendriikide nädala kirja, kus kaane pildiks oli, kuidas jagada tänupühade kalkunit ja seal üks tükk oli Eesti vahetusõpilasele, kuid mitte ainult vahetusüliõpilasele, vaid ühesilbilisele vahetusüliõpilasele. Tähendab, tema suhtlemine oli nõu ja yes ja oligi kõik. Nii et mingisugust sellist kontaktide, sildade ehitamist, arvamuste vahetamist, seisukohtade väljaütlemist mitte mingil juhul ennem surm. Ja kui seda ei ole, siis ei teki koostööd, siis ei teki sünergiat, siis ei teki müügivõimet, siis ei tule lisandväärtus meie maale, vaid selle kätte, kes oskab suhelda, kes oskab müüa. Olime Rakveres, seal viiakse läbi sellist kursust, kus õpilastele antakse mingi ülesanne. See on selline mingi praktiline asi läbi viia. Näiteks rääkis üks poiss, et temal oli ülesanne võtta ühendus Toidupangaga ja korraldada siis Toidupanga tööd Rakveres, aidata kaasa. Ja tema küsiti, et mis kõige raskem oli, kas see töö Toidupangas raske oli. Tema ütles, et ei, Toidupangas ei olnud üldse raske. Kõige raskem oli esimene kord telefoni kättevõtmine. See suhtlemisjulgus, suhtlemisoskus, suhtlemiskogemus on see, mis meie inimesed koolist kaasa ei saa. Avaliku kõnelemise oskus, mikrofoni karpmine, kaamera karpmine, me peame sellest lahti saama, sest muidu me enda kaupa, me leiame küll müüjaid, aga me ei leia neid piisavalt palju, piisavalt agressiivseid, piisavalt osavaid. Sest palju neid looduslikku talenti meil ikka on. Nii et siin suhtlemisoskus, koostööoskus on väga. Loovusest ei ole üksi kasu, sest me loome, meil on loojad küllalt. Aga meie loojatelt ju, kuidas ütelda, mitte ei näpata ära, vaid meie loojad annavad oma kauba ära, sellepärast et nad ei oska seda rahaks muuta. Nad oma loomingu müüvad, aga nad ei saa pidevaks raha teenimise allikaks seda muuta. Baltmaja tegijad on muidugi erandeid, neid erandeid on, aga neid on vähe. Nii, ja muidugi kõige pöörasem asi on see, mis on
areng tehnoloogias ja selle peale tuleb kõige rohkem mõtelda, sest need muutused on üsna tõenäolised, mis siin ekraanil olid. Ja siin mul meeldib nüüd, see oli jälle Asko Lõhmus, kes esitas küsimuse, et me peaksime mõtlema ka sotsiaalse innovatsioonile, sest kõigi nende tehnoloogiliste muutuste arengute mõjul, see, kus käeline, füüsiline töö ja rutiinne töö ära kaob, siis inimesed hakkavad elama, mõtlema, töötama hoopis teisiti ja hoopis teised väärtused ja noh, kuidas ütelda, isegi võib-olla selline ühiskondlik moraal ja need kõik muutuvad, sest kui praegu on hea usin töömees au sees ja hinnatud, siis on hoopis võib-olla mingisugune selline koomikust idee teenimine palju suurem väärtus ja palju rohkem hinnatud kui see, kes 8 tundi ausalt kastide kokku lööb või euroaluseid. Nii et siin on muutused väga suured ja kõige hullem on see, et need inimesed, kes enam ei tööta suurtes kollektiivides, on riigieelarvele ja maksuametitele hoopis halvemini nähtavad. Me peame mõtlema sellele, kuidas sellises maailmas, kus suured ettevõtted, kus töötavad ainult robotid ja üks inimene ainult vaatab, kas robotil on roheline või punane tuli peas. Sealt tuleb väga vähe maksutulu, kui me robotid maksustama ei hakka, nagu Bill Gates soovitas. Nii et sellele sotsiaalsele muudatusele tuleks väga suurt tähelepanu pöörata. Aga mis statistikasse puutub, seda ma juba rääkisin. Aga igatahes konverents oli väga huvitav, nii et jõudu edasiseks. Aga tegelikult need kõik 4 ettekannet, mis siin peetud oli, need tuleks nagu kokku võtta ja vaadata, mida sealt välja annab sünteesida. Sest muidu nad jäävad nagu luikhaug ja vähk omaette ujuma, aga siit tuleb sünteesida välja mingisugune terviklik nägemus. Nii et kõike head teile. Aitäh. Presidendi majandusnõunik Heido Vitsur oli teie ees. Tulen ka lava peale tagasi. Sest ma tundsin lihtsalt Heido Vitsuri ettekandest ennast ära. Jaa, see koomikust ideede inimene. Mitte sellepärast, et väga head ideed oleks või väga head naljad, aga lihtsalt, et tööd ei oska teha, järelikult koomikust ideede inimene. Aga mõned mõtted ka, mis ma tahaksin hea meelega läbi rääkida, sest korraldaja arvas, et nii auväärt kokkuvõtjate järel võiksin seda mina ka teha. Ja mulle tegelikult väga meeldib see, et mõlemas kokkuvõttes kõlas seesama teema, mis kirjas on minul ka. Aga mulle tundub, et me natukene võib-olla vaatasime sellele pisut kitsalt. Ja kui me rääkisime siin monoloogist ja möödarääkimisest ja soovist saada rohkem dialoogi, siis mulle tundub, et selle taga kummitab meid üks selline pettekujutelm. Ja see pettekujutelm on mingist sellisest ideaalselt toimuvast maailmast, kus üks ütleb ja teine noogutab ja on nõus ja siis see teine ütleb ja esimene noogutab ja on nõus. Ja me tahaksime kuidagi saavutada seda, et meil ei oleks asja, mida me nimetame kas kommunikatsiooniveaks või häireks või konfliktiks. Sest tõepoolest, kes tahaks konflikti? Põhimõtteliselt ju mitte keegi. Ja oleme ausad, et kogu sotsiaalne meedia on tänapäeval üles ehitatud selle meie ürgse tungi rahuldamiseks, et saada endale suhtlemismaailm, kus ei ole konflikti. Aga me oleme täna siin 2 korral rääkinud sellest, et see ei tööta. Me võtame inimesena konflikti sellesse sotsiaalmeedia maailma kaasa. Me läheme seal samamoodi raksu, äksi täis, ütleme võib-olla halvasti ja ütleme halvemini sellepärast, et ta ikka kindlasti aru saaks. Me oleme sellepärast seal palju radikaalsemad, et ta ikka mõistaks meid. Et tegelikult meie sisse selline kommunikatsiooniviga või suhtlemisviga on planeeritud. Ma vaatasin seda sama logo siin, mulle õudselt meeldib ja see tuletas mulle meelde selle linna võib-olla ühe kuulsama mehe laias maailmas, laia maailma kontekstis Jüri Lotsmani kirjeldus kommunikatsioonist või suhtlemisest. Ja siin on väga hästi kujundatud või kirjutatud välja või niimoodi kujundatud jah siis
üks mudel, kus kommunikatsiooni ei saa toimuda. Kui mina olen, ütleme, et see väiksem ring siin sees ja keegi teine on see suurem ring ja me kattume absoluutselt, siis tegelikult kommunikatsiooni ei toimu, suhtlemist ei toimu. Me ei suuda suhelda omavahel, sest meil on kõik ühesugune. Kas sa tahad süüa? Jah, ma tahan süüa. Me juba teame ette, et me tahame süüa ja nii edasi. Suhtlemine algab sellel hetkel, kui üks natukene tahab süüa ja teine ei taha süüa ja see, kes ei taha süüa, on valmis võtsma lisakilokaloreid sellepärast, et söögi ajal saab rääkida ja see on tegelikult ühe konflikti läbikäimine. Ja täpselt samamoodi ei toimu suhtlemist siis, kui me oleme täiesti erinevates maailmades. Kui me oleme täiesti maailmades, kus mitte miski kokku meid ei seo, ütleb Lotsman. Ja tegelikult suhtlemine hakkab toimuma ja õppimine hakkab toimuma sellel hetkel, kus keegi ütleb midagi, mis minu pildiga päris täpselt kokku ei lähe. Sellel hetkel me hakkame õppima, sellel hetkel me saame teada midagi uut, midagi enda sees uut, kuuleme midagi sellist, mis vajab nagu reageerimist, tagasisidestamist, mis võib-olla härritab meid, mis võib-olla paneb meid taskusse suruma oma vasaku käe ja pärast seda parema ka. Aga see saab olla ainukesena hetk, kus me läheme nii-öelda uuele teadmisele üle. See on konflikti situatsioon. Ja mulle ka väga tundub, et me kuidagi nagu otsime seda sellist konfliktivaba ühiskonda või konfliktivaba maailma. Sõbrad, seda ei eksisteeri, seda ei ole olemas. Nii et ärgem sellist mõõdukat konflikti kartkem. Monoloog on ainult monoloog kuulaja mõistes. Ehk kui keegi räägib, siis tema ei saa dialoogi pidada. Dialoogi saab pidada ainult see, kes kuulab. Sest et monoloogi pidaja, üksi rääkija ongi keegi, keda tuleb kuulata. See on päris huvitav mõte, kui ma ühel hetkel sellest aru sain, siis õppisin naist kuulama kodus. See on üks asi, millest ma tahtsin rääkida. Teine asi, millest ma tahtsin rääkida ja mis mulle tundus, et oli siin natukene sees. Ma nimetaksin seda ühe sellise väikese paradoksina, meil peades on palju paradokse või selliseid illusioone ja see on info levimise illusioon ja selle loo ärarääkimiseks kuulsin ühe väga-väga toreda näite alles selle nädala esmaspäeval, kui SEB Tallinna südalinnas avas oma innovatsioonikeskuse ja seal oli Timber Diametri mees Vallo Visnapu, ilmselt paljud teda teavad ka, tõenäoliselt teiega kohtunud ja võib-olla olete ka isegi seda lugu kuulnud. Vallo käis Ameerikas. Vallo käis just Californias tutvustamas oma seda Timber Diametrit, see oli umbes samasugune konverents, kus räägiti siis nii-öelda puidust, puidu kasutamisest, ehituses ja nii edasi. Ja siis oli järsku tulnud sinna ühe ülikooli esindaja lavale, kes põhimõtteliselt pöördus auditooriumi poole ja ütles, vau, me hakkame ehitama puidust. Õieti, me juba ehitame puidust. Ja kuvas siis ekraanile slaidi ja ütles, et palun väga, see on looma ja värav, me tegime selle katuse puidust. Enam-vähem samamoodi jäi saal vait, kõik mõtlesid, wow, mis nüüd toimub. Mingi täiesti sensatsiooniline, aga ülikooli mees oli ennast üles kütnud, kuna tema puitarhitektuuriga tegeles ja ütles, et nüüd ma näitan teile veel ühte slaidi, see on tehtud Norras. Norra, see on üks Põhjamaa riik seal kaugel Euroopas, Põhjapiiri peal ja kujutage ette, nad ehitasid Bergenisse 14-kordse puumaja. Saal oli täpselt sama vait. See oli pauk sellele seltskonnale, ehkki nad olid puidutööstusega seotud inimesed, puidumaailmaga seotud inimesed. Ja siis see inimene jätkas, ütles, et jaa, et okei, see Norras, see levib Euroopas, mujal tehakse seda ka 14-kordne maja, see on sellel hetkel, kui see püsti pandi maailma suurim. Tõsi, norrakad ei teinud seda ise, tõid ühelt teisest riigist. Ja nüüd ma ütlen midagi, mis mulle tundub endale nagu oluline. Kui me oleme siin täna rääkinud sellisest sotsiaalsest innovatsioonist ja korraks see mõte ju lihtsalt lipsas sellise poolnaljana läbi, aga tegelikult ka sõbrad. Mulle tundub, et Eesti Metsaseltsil võiks olla mingi selline oma selge missioon näiteks järgmise 5 aasta peale. Ja see on see, et see riik, mis on Euroopas nii-öelda esil puitmajade tootsmisega, puidu kasutamisega sellisel kombel, võiks võtta täiesti tõsise plaani selleks, et Eestis oleks oma metsanduse Silicon Valley. See olekski mingi koht, see oleks mingi paik, see oleks koht, kus teeksid koos ja paik tänapäeval ei tähenda seda, et me peaksime kohe tooma kopad kohale, tegema betoonist, sest nii on odavam, eks ju.
ja mitte ehitama seda paika puidust. see võib olla internetikeskkond, see võib olla olemasolevate ülikoolide põhine võrgustik, see võib olla ettevõtete põhine võrgustik. Aga see võiks olla miski, mis oleks enda nii-öelda Celluloid Valley. Puidu kasutamise keskus, puidu kasutamise, puidust ehitamise teabekeskus. Ja loomulikult vertikaalis kõige vanemast, kõige nooremani välja, see võib olla, see peaks olema haridusprogrammid ja nii edasi, sest informatsioon ja selle sektori tulemus ei muutu muidu maailma silmis. Maailm on nii suur ja pagana suur koht, et nende jaoks ei ole väga suur asi see, et kuskil riigis 1 miljon inimest teeb kõige ägedamaid puumaju Euroopas. Kui me ise sellega ei tegele, siis jääb see tõenäoliselt tegemata. Haridus võiks olla selle sees, ma ütlen, esimestest hetkedest peale kuni üles välja. Ja see võiks olla jah, miski, mis tegelikult ütleme Eesti idufirmade kontekstis või nii-öelda Eesti enda selle lummuses, mis idufirmasid Eesti avalikus ruumis saadab, siis ei ole väga palju vaja, et idufirmast võiks saada nii-öelda pidufirmad ja miks mitte seda võiks teha puidusektor. Ma plaanisin siia aplausi, aga no ei tule. Ja see on sümpaatne, et täpselt ära enam liiguta seda, las ta jääbki kustunuks. Visioonikonverentsi lõpuks läbi käidud päevakava ongi aeg ära kustutada ja hakata uut päevakava kirjutama. Nii nagu korraldajad on lubanud, täna siin kõlanud ettekannete põhjal tekkinud aruteludes sündinud ideed lähevad kindlasti lendu, lendavad teieni ka. Suur aitäh kõigile korraldajate nimel, ütlen, kes täna kohale tulid. Teie kohal olemine juba iseenesest on suur väärtus, samas ruumis koos viibimine annab kahtlustetta kõikidele juurde, aga me teame, et see ei olnud lihtsalt, vaid see oli suur hulk nii-öelda mõttetööd, mis täna tehtud sai. Nii kui me siit uksest lahkume, pakutakse kohe torti. Aitäh teile, ilus päeva jätku!